Tere, kallis kuulaja. Meie siin toredas kohvikus, Kalle ühel pool omas keskkonnas, mina siin oma toredas keskkonnas. Oleme taas kord siis tõesti toomas seda tähtsat infokildu, et 18. september on toimumas juba konverents, mille tuumikteemadeks on siis suhted. Ja miks ma kutsusin Kalle Halliku? Tere, Kalle! Tere kõigile! Rääkima sellisel teemal nagu kaassõltuvus. Nimelt ma läbisin ühe Kalle koolituse ja ütleme niimoodi, et päris palju põnevat tuli välja, mis asja kaassõltuvus on. Ma ei olnud väga kuulnudki sellisest asjast. Kalle, mis asi on kaassõltuvus? Tere! Mina olen siis Kalle Hallik ja ma ei ole mitte ainult kaassõltuv, vaid ma olen ka alkohoolik ja need kaks nimetust siis käivad minu juurde juba viimased ikka väga mitmed aastad. Et kui alguses tunduski, et see nende nimetuste lisamine on tundus nagu väga häbiväärne, et kuidas ma niimoodi ütlen ja teised siis nii-öelda minu vastas küsisid ka, et kuidas sa niimoodi ütled enda kohta, kuidas sa julged niimoodi öelda, siis täna ei ole see kaugeltki enam minu jaoks. Ma ei tunne seda häbi sellest. Et need on nimetused, mis on aidanud mul tegelikult hakata elama väga, kuidas ma ütlen, mõnusat ja väga head elu, iseendaga rahul olevat elu, et see ongi nagu see kõige tähtsam, et iseendaga olla balansis ja rahul. Ja nüüd ma siis, ja see teine sõna siis, see kaassõltlane, või see kaassõltuvus, et see on nüüd selline asi, mis väga paljudele inimestele tundub, et see ei käi üldse nende kohta, sest seal on sees sõltuvus. Meie head koostööpartnerid Ameerikast on teinud aastaid ja aastaid uurinud kaassõltuvust siis täiskasvanud elanikkonna hulgas ja on välja tulnud, et tegelikult 85% ulatuses siis täiskasvanutest on rohkemal või vähemal määral on seotud siis selle kaassõltuvusega, et neil on see kaassõltuvus. Et kui alguses peeti kaassõltuvust lihtsalt siis inimeste probleemiks, kelle peres või lähedaste hulgas on sõltlased, keemilised sõltlased, siis alkohoolikud või narkomaanid, siis tänaseks päevaks on asjad nii palju edasi arenenud, et seda kaugelt niimoodi enam ei arvata, et kaassõltuvus ei ole seotud enam siis sõltlastega otseselt, vaid võib olla meis kõigis. Ehk et nii nagu ameeriklased siis seda leidsidki, et tavainimestes kõikides on vähemal või rohkemal määral seda kaassõltuvust. Ehk see tähendab siis seda, et me elame teiste inimeste elusid. Et me ei keskendu sellele, mida meie ise tahame, soovime. Me tihtipeale ei oskagi seda näha, vaid me keskendume sellele, mida tahavad, ma ei tea, alustuseks minu vanemad, pärast minu siis kaasa või siis lähedased, eks ju, töökaaslased, ma ei tea, naabrid, lõppkokkuvõttes siis minu ühiskond, kus kohas ma elan. Et minu jaoks on tähtsam see, mis on nende arvamus minust kui see, mida ma ise arvan. Ja sealt tekib tohutu selline lahknevus minu sees. Et ma tegelikult minu sees kuskil sügaval, ma ise tahan hoopis midagi muud, aga ma teen hoopis seda, mis on siis nii-öelda vajalik teistele. Sest mind on niimoodi õpetatud. See ongi see kõige tähtsam. Mind on lapsepõlvest peale õpetatud, et kuidas ma saaksin paremini teistele kasulik olla. Sest siis justkui mul on lihtsam elu. Et siis ma saan inimestega paremini hakkama. Aga laias laastus kokkuvõttes tuleb välja, ja osad inimesed saavadki, kellel on nii-öelda jutumärkides paks nahk, nemad saavadki hakkama, aga need inimesed, kes on siis tundlikumad, nemad ei saa enam, sellepärast, et miski nende sees ei ole rahul ja nad ei suuda selle rahul olematusega hakkama saada. Kui siiamaani on sellist teiste inimeste ellu sekkumist, kui sellist aitamist ilma küsimata on peetud justkui nagu selliseks normaalseks tegevuseks meie ühiskonnas.
siis mina ütlen täna nii, et kui minu enda vajadused on rahuldamata, minu kõige tähtsamad, olulisemad vajadused on rahuldamata, kui ma tunnen, et minus ei ole energiat või kui teie tunnete, et teis ei ole energiat, kui ärevus ületab normaalsuse piiri, kui te ei saa enam sellega hakkama, et kui kogu aeg on ärev olla, kui unetunnid vähenevad, kui ei saa magada hommikul või öösel ärkata ülesse, et kui kõik ajab närvi, mis teie ümber toimub, lähedased ajavad närvi, tundub, et kõik teevad kõiki asju valesti, siis mina ütlen, et teie sees on käivitunud see kaassõltuvus. Ehk et te ise enam ei taha tegelikult olla selles olukorras, kus te täna olete, aga te ei anna endale sellest nii-öelda teadlikult, ei anna aru. Ehk et meie keeles siis kaassõltuvuse siis keeles on öeldes on, et need päästeprotsessid, teiste päästeprotsessid on tegelikult on teinud teist ohvri. Ehk et te olete jõudnud sellesse olekusse, kus nii-öelda inimest saab nimetada ohvriks. Et te ise olete endale selle diagnoosi pannud juba, aga te ei ole seda teadvustanud. Ja kui on selline olukord, siis tegelikult ei saa mitte midagi muud ei ole teha, kui tegelikult, okei, osad inimesed lähevad medikamentide teele, ehk et siis tuleb hakata võtma antidepressante, rahusteid ja kõike muud ja siis ma ütlen, et tere tulemast. Antidepressandid, need on omaette teema, aga kui rahustite võtmine läheb üle mõistlikkuse piiri, siis kahjuks on tere tulemast meie kliinikusse, et siis tuleb pöörduda juba keemilise sõltuvuse poole. Ehk et sellest kaassõltuvusest nii-öelda see keemilise sõltuvusse minek on suhteliselt kiire ja. Kalle, suur aitäh, tead, see on juba ma võikski kuulama jääda ja siinkohal tõesti mul ongi hea meel öelda sulle, kallis kuulaja, praegu ka vaataja, et juba 18. september kuuled sa rohkem sellest teemast ja sa saad küsida ka küsimusi selle kohta. Nii et Kalle, kes on siis kogemusnõustaja Libertas kliinikus, siis ütleme niimoodi, et teab, millest ta räägib, on ise kogenud, on palju inimesi näinud, kes seda kogevad ja on kogenud. Nii et ootame sind ja oleme ise ootusärevil ja Kallel on teile väga palju jagada. Nii et kohtume 18. september juba konverentsil. Aitäh!